Saime üritusel ära, nüüd on korras. Seekord me jõua Saksa isegi, et enne kui seiklused hakkavad toimuma. Tere jälle! Tänane seiklus algab Poolas. Olen võtnud tulla sellisesse kohta nagu Wroclaw. Siin on süüke üritus nagu Ultrace, mis on, võiks öelda vist, et Euroopa kõige prestiižem süüke tuuning ja stanchi show. Süüke näitus ja kõik asjad, igasugust pulli on siin. Tulin lennukiga, maandusin sinna, lennujaam. Võtsin hotelli ära ja nüüd lähen linna peale vaatama, siis saame sõpradega kokku. Vaatame, mis Ultrace on siis. Mu hotellike on seal. Tulin bussipeatusesse ja hakkas kalli taksol sõitma. Kesklinna minema, vaatasin 15 € on Bolt on praegu kordajatega. Ma siin vaikselt timmin. Kesklinna hotelli käin natuke hilleks. See, kus Maikul ja Karmeli täna on 370 € öö. Nii et ma olen siin oma lennujaama hotellis. Tegelikult ei ole kaugel, et see mingi 6 kilti või 7 kilti. Aga ja see, kus üritus on, jääb meil tegelikult 2 vahele veel. Et see on veel lähemal. Aga homme läheme Saksa edasi, siis mul ei olnud mõtet siin hakata võtma mingit ägedaid kesklinna hotelle. Muidu ma ei leia sükst autot, millega see ka tasa teenida. Ma ei tea, kas siin peab mingi käega lehvitama, et peaks buss kinni. Igas buss sõits must mööda lihtsalt. Pidegi bussile käega lehvitama. Ja nüüd ma olen kesklinnas, siin on juba kõik kohad on ägedad autod täis. Kas see on sul uus YouTube'i video või? On või? No nii, sain sõpradega kokku. Siin on ikka korralik pidu. Tere! Aga suur lennuki trippimine on läbi saanud ja bussiga trippimine ja nüüd me käisime söömas. Ja nüüd hakatakse mulle näitama, mis elu on. Martin on esimest korda maailma kõige suuremal tuuning näitusel. Yes. Ma ei tea, kas ta maailma kõige suurem on, aga Euroopas on ikkagi väga prestiižne. Nad ütlevad ikkagi, et usakad ütlevad, et see on nii lahe. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et siin on nii palju euroautosi. Vaata, nad näevad USA said vete, ramm. Siin on nagu ikka mingi E36 ka vaata. Sellepärast oli ka Jäädamel siia kohal või? Jah, muidugi. Ja Maicel ütles, et oli Jäädamel siili nii lähedal, et nägi ta kaelakarvu. Kaelakarvu, mitte kaela, vaid kaela. Aga ei, naljakas. See on siuke moment, kus sa näed tüüpi, keda sa kogu aeg YouTube'is jälgid, siis sa oled nagu mingi Are you real? Kõige naljakam on see, et ma pakkusin, kas ma teen pilti. Maicel ei... Kohe ärevus oli peal. Ma jäin veits hiljaks siia, aga veel ei ole kõik läbi. Ei ole. Homme on ka päev. 50 000 piletit müüdi siia üritusele. Siin on siuksed haiged autod koos, et nagu iga nurga peal vanalinnas käivad mingid E63 AMG-d ja... Need, kes ei saanud üritusele, need tulid vähemalt nagu lihtsalt siia chillima. GT63, mis asi, GT3 Porsche'd. Haige. GTS-id, kõik. Eile 4-aukselised Skyline'id tõmbasid purnakat meie baari ees, nii et... Täitsa haige. Jõhkad. No, aga me läheme nüüd Night, mis iganes Experience'ile või? Ehk siis mingi ööpidu. Running from nothing. Ja siis homme näeme nagu päriselt, mis see... Mina näen siis päriselt, mis see näitus on. Ma ei tea, kas on mingit heli, et vaat siia. Ei, 3 bitis. Saksa numbrid. Hästi palju saksa autos on. Näidu kodus ei tohi sõita nendega. Tüüp võetakse ära ka. Oist ainult küll. Ja me läheme afterpartile, aga ma pole eelpeolgi käinud. Ees. Aga vaat seda suur Wroclawi Vuti-areena on lihtsalt punane. Ma ei tea, kuhu ma lähen, aga ma lähen õigesse kohta õigel ajal. Homme näeme päisepäeval ka neid asju. Siuke pael nagu... Driver või? Driver on päevaks, Night Experience on õhtul. See on nagu drifti üritustel, vaata. Päeval oled driver, õhtul on Night Experience. Okei. Terve see staadion on pidu. Yes.
ja siin on 50 000 vänni. 50 000 vänni. Lastkraftwagenfahrer. LKV. Abschleppdienst on täna. Abschleppdienst, tere hommikust, tere lõunast. Me käisime eile peol. Pidu oli väga huvitav. Kuidas meeldis pidu? Lahe. Me ootasime seal igas järjekorras tund aega ja igas järjekorras saime üle ja siis lõpuks peaaegu andsime alla, aga siis aga kuna täna oli vara liikumine, siis ega me kaua ei jaurad seal, aga no uskumatu pidu. Tekno ikka. Täis tekno. Ja nüüd ma läheme siis vaatama päriselt ka need autod üle, mis seal nagu hoovis selle asja ümber kõik on. Sest ma nägin ainult pimedas paari 370 setti kaugelt ja paari GTR-i, aga seal on nii palju autosid. Me oleme enne vastama krabi värvile vastus. Ja tegelikult on hea, et me praegu vara lähme, sest et teil olid nii palju inimesed peol ja keegi ei jaksa nii varakult minna. No, seega võib-olla ei ole seal praegu palju rahvast. Me oleme tublid. Aga me võib eksida. See võib olla väga... Nagu eile meile tulid mingid tüübid vastu, ütlesid, et elu mõttetu must tund aega istud järjekorras. Ja siis meil oli ikka, no lähme ikka vaatame, äkki ei ole nii hull. Buss oli hea, aga mõned asjad oli nagu... Päris hull. Aga lähme vaatame siis, kui ilusad on kõik need autod. Saime üritusel ära, nüüd on korras. Seekord me jõua Saksa isegi, et enne kui seiklused hakkavad toimuma. Väikel tuli buksiiriga siia Eestist ja parkisime ära ja radikas puruks. Täitsa lambist. Ega meil muud ei ole, kui peame talle ära laskma jahtuda ja siis hakkame vaatama, mis teha saab. Ilmselt siis tuleb võtta see... Paneme muna sisse. Vanasti pandi, vaata. On neid radika viiklustoppereid, aga ma ei tea. See kerb nii pekki kogu see võiks teie pumbad. Mõtleme. Transporter. Me oleme kohal. Mina olen esimest päeva kohal. Te olete vist juba mitu päeva siin hänginud. Ja nüüd me oleme sellise ala peal, kus nemad pole veel käinud ja see on kõige siuke rahulikum. Aga siin on nii palju rahvast. Ma ei teagi, kuhu minna, mida teha, aga ilusad autod paistavad igalt poolt. Nii et teeme väikse show montaaži või? Yes! Mingi tund aega editamist. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. If it touch my sleeve, niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. Back to the base. Helka mies. Kaheastmeline päevitus. Our
I can never act. Been trying to stack up racks on racks. Boys in the back wearing all black, staying on track. And that's on me. Out here getting this beat. If you work for the devil, better. Õiged pillid on ka kohal toodud. Siin on nii palju autosid lihtsalt, et uskumatu. Mul oleks seda stanget vaja, see sobiks palju paremini 370 setile. Ma panin mingi mõõtetu originaalina. Üli hull, ma ei tea, kas me jõuame üldse kõik need autod siin läbi vaadata, aga see on lihtsalt ulme. Sa räägid? Ilusad pillid. Inspiratsiooni, jah? Ei, mul läheb müüki. Aga äge ikka. Coca-Cola. Inimestel on mingid nii naljakad pisidetailid, mida tehakse. Nagu mingi, sul on piduri suppordi peal Coca-Cola. Välja sees oli see mingi õllepurgi nagu ülemine osa. Kuidas see võimalik on? Nii palju GTR-e ma pole kunagi üheski kohas näinud. Shotgun, London, what's the outcome? You know, I'm a madman, just can't stick to the program. Raise up the heat, keeping the tension, shifting the gear to a different dimension. Red light, speed up, take off, slide up. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed, I'm not switching the lane. Pick up the pace, throw like that, and we're back to the base. Back to the base. Back to the base. Back to the base. Äkki on fanboy. Ma tahaks autonova reklaamautoks sellist. Ei, üli äge, ma näen esimest korda sellest seda ja Väga ma ei tea, siin on nagu miljon ägedat autot, aga Cybertruck on ikka äge. Mul on tunne, et see ongi tehtud Eurospekki, sest et vaata, minu arust originaal Cybertruckil on need terve kere on ikkagi metallist. Aga siin on vaata plastik, need katted pandud asjad. Et mingi teema oli, et eurostandarditele ei sobinud see, sest ta oli liiga terav ja ohtlik. Siin on nagu plastik. Tagurdamistuli on pandud. Odod oli ka. Puhas pea odod oli. Me väsisime ära ja meil see puksiiripoisike, millega Michael see tuli lekib nüüd ja me läheme esimesse tanklasse ja hakkame siis mõtlema, mis seal saab. Nii et tundub, et ta koha peal nagu ei olnud lekkinud, et siin on siis, kui mootor soojab, siis väike, siuke mikro, mingi millimeetrine auk on kuskil, pissu auk on niimoodi ja siis eks me vaatame, mis me teeme. Me ei tahaks panna sinna seda lekke peatajat, sest see on kõige rõvedam asi maailmas, ei soovita kellegile. Sest ma olen mu enda ML, mille ma Saksast tõin, sinna on seda pandud ja see on kõik on mingi möga täis mootori seest. Seda ei saa kunagi puhtaks enam ja siis selle jahutusefekt kaob ära kõik ja keskjamad on. Ühesõnaga, nagu vanasti öeldi, et pane üks munale sisse sinna. Võt. Aga munaga ei ole vist. Teeme seda Ex-Benedicti radika sees. Aga tavai, lähme tanklasse ja mõtleme siis, meil on 350 kilti umbes siit Berliini. Et üks variant on lihtsalt, et võtame selle BEM-i maha sealt ja sõidame sellega edasi ja puksiir lihtsalt jääb siia või ma ei tea, kutsutakse järgi mingi transport mingi kindlustuse kaudu. Ehk siis vaatame. Vaatasime tanklas asjad üle. Praegu ei leki. Mis tähendab siis seda, et me hakkame sõitma. Müsteerium. Kalsasime peale veits, aga näha on, et kuskilt radika nurgas on siuke mikroauk. Ta parkisime nagu äärekivi peale. Selle teooria on, et kuidagi radikas painutas võra lahti natukene. Et nagu jah, sõitsid päris hooga, sõitsid äärekivi peale, et saada parkima ja siis käis väike nõks äkki kuskil. Aga no hetkel ta ei leki, aga eks me vaatame, meil on päris palju vett kaasas ja mingid, ma ei tea, lekke pealt, et me ei ostud ikka. Ühesõnaga nüüd on küsimus, kas me joon Berliini ja siis on küsimus, mis edasi saab, kas me hakkame Michaeli maja ees korda mööda seda sinist polot ja seda puksiiri mõtlema või paneme polo puksiiri peale ja müüme ühe kompotina maha. Ei, paneme polo puksiiri peale, sõidame platsile ja seal hakkame remontima. Ja siis peab veel ise ka mingi auto leidma ja ostma ja Nürnbergis pidime käima veel ja igast pulli tegema ja siis peab nädal lõpus driftile ka veel jõudma. Meil on Leedus võistlus, et sinna ka saame. See on ainukene sihtmärk praegu. Täna on pühapäev ja võistlus on laupäeval.
terve lausa. Eks meil 6 päeva aega midagi välja mõelda siin. Ei jõuda Leetu. Ja kui me kõik homme valmis teeme, siis... Mul Leedu numbritega Volvo V70 pakkuda sulle, et ma viimane kord võin sellega Leedus teha. Ei aitäh. Ma tahan S-klassi Mersut osta. See on Eesti ajalooga, kus sellest Ei, see Eesti ajalugu, tead, mida mina sellest arvan. Vot, aga eks me siis hakkame vaikselt Berliini poole painutama. Lõpuks on videoga, siis vaata seda V70. Ja. Eestist ostetud auto, mis on Leetu müüdud. Mina ei harrasta reimporti. See ei ole mõistlik. No ei ole keema läinud või? Mingit tunnukust pole. Äkki jõuame Saksale? Kui lõpub? Homme hakkab rannikut vahetama. Töötab või? Ei hakka homme rannikut vahetama. Hakkab polot remontima. Kolmapäeval hakkame, siis kui 38 kraadi sooja. Siin on see Michael Autonova Ultrace versioon, kuradi Mercedes Edition või? Mis asja? Panid 3 videopealkirja ühte laulusse. Me oleme jõudnud Berliini ja oleme siis Michaeli autoplatsi peal. Siin on tekkinud mingeid uusi asju. Väga palju Mersusid on tekkinud, mingid väga-väga vingeid Mersusid. AMG. Kõik on AMG-d. Me sõitsime ühega veitsin selle hõbedase pilliga. 400 kilovatti peaaegu. Päris naljakas. Saksa kiirtee aeglaseks meie jaoks. Nii on. Mis sa teed, paned neid ilusaid Autonova plaate külge või? Jaa, ma tõin lõpuks need numbri alused ära. Saad ilusad pilti teha või? Ei, no see on kõik ühe malliga. Ilus. Ei tundu, et oleks nagu mingi lambivärk. Millise AMG ma endale saan osta 12 000 euro eest, ma rohkem kaasas ei ole. Sorry, broda. Heb eine Opel Astra für dir. Jaa, immer Astra. No võt, täna meil on esmaspäev käes. Siit poolt reast. Ma saan sealt, siin on need odavam rida. Nüüd me siis teeme natuke asju. Käisime söömas alles, mingi jobutasime lõunani. Vaatasime Driftmastersit. Ja Michael paneb siis numbri aluseid külge vaikselt siin. Ja siis me hakkasime autosid piiluma. Michaelil on vaja üks C7 Audi leida. Ja mul on mingi Mersu Vibesid seekord. Ja ma hullult vaatan S-klassi Mersusid. Ma tahaks seda mingi 2007 pluss aasta S-klassi Mersutu või. Ma ei tea miks. Aga tundub sellega hea sõita Poolas. Seekord tuleme ilmselt läbi Poola. Lähme Leetu otse siis driftivõistlustele. Sest härra pro-klassi driver läheb Leetu võistlema. Ilus. Kohe palju viisakam. Kohe esimeslik. Kohe nagu tahaks Mersut osta. Nii et Eesti AMG Fanboy Club. Kui tahate ägedat Mersut, siis siin on valikus. Väga palju. Kas need on imporditud kuskilt? Jaapanist, need on Jaapani pillid. Jaapanis on ju väga ägedad, korralikud pillid alati. On väga-väga vähe sõitnud ka. Nii et siuksed vanemad autod nagu uueväärsed. Mitu kilovatti? Ma ei tea. Mitu kilovatti? Ma ei tea. Mitu kilovatti? 390 oli see? Tegelikult on vist rohkem. See on mingi special mudel veel. Jah, Carbon Edition. V8. Biturbo. GT63S AMG. Carbon. AMG. Original. Huvitav, miks see Jaapanis nii palju ägedaid Mersusid on? Vaat seal on ju rikkuse märk. On see, kui sa sõidad vasakpoolse rooliga ja mingi Euroopa luksautoga. See on päris naljakas. See on päris huvitav. Ja siis neil ei ole turgu nendele enam, siis tulevad need uuesti Euroopasse oksjonite kaudu. Mis AMG pill see on? See on AMG Blue Lagoon. Blue Lagoon. Siin saaks sees elada. Ma elangi seal. Kuule, kuna me hakkame sellisteks rikkuriteks, et meil on kaatrid ka ja mingid jahid ja värgid. Tegelikult Eestis vist ei pea rikkur olema, et kaatrit omada. Nojah, kuum. Mingi siuke 10 tonni eest saad ju, oi. Pesulasse. Pesulasse, jah.
aga jah, 10-15 tonni müüakse aagistega neid. No. Me peaks tegelikult paadiärikateks hakkama, sest Saksas maksavad siuksed asjad, ma vaatasin nagu 10 tonni on kõigil otsas. Okei. Me vist plaanime teha neid väikelaeva kapteni lube ka. Peaks ära tegema, jah. Ja siis me hakkame seal. Shift. Mis see on see? Weekend festivalil hakkame Pärnu rannas. 5 miinuse lugu on, kus see käib see pidu seal kaatris. Aluspüksi. Noh, sest me teeme seda. Meil pole aluspüksi. Nojah, ma ei tea, ma vist aitan sul neid numbrimärkisi ette panna ja siis vaatame, mis edasi ägedat teeme. Jah, siin on vaja paar asja ära seadistada ja näppida ja siis on vaja, siis mul on vaba kava. Tegelikult mul puhkus, aga mul, näete, mai puhkus, always. Eestis võib puhkus olla, Saksas ei ole. Mul on ka nagu puhkus ametlikult ja siis ma just timmisin läpakas seal selles GTA AMG-s, noh. Tegin mingid veebifikse, mingi error oli. Ja nüüd ma siis vaatan neid AMG-sid siin. Anna kõikide võtmed ka, ma panen järjest käima igaks, vaata, kas teada. Tegelikult tuleb panna. Ja peame laskma soojaks käia, sest et need pillid pidid kuradi otsa saama, kui need peab reaalselt liigutama ja käima panema, sest et elektroonikad ja asjad. Mul on üks BMW esinduses, mis seisis mul 6 aega platsil ja uuema tüübi, mis oli G6 või. Ja üks aju lihtsalt suri maha. Oota, mul on jumala hea mõte nüüd. Suvas BMW praegu, meil on AMG-d. Teeme compilationi, kuidas kõik autod käivituvad. Cold startid. Cold startid, kuigi meil on väljas 27 kraadi. Ei, tegelikult peabki, sest et muruniiduk tuleb nüüd kohe varsti siia muruniidma. Aha, no siis nüüd on ASMR AMG käivitused tulemas. Umbes sellise. Jaa. Kurat, mulle see esimene tundus nagu parem. Te pange video alla kommentaarisse kirja, et milline 27 kraadi cold start teile kõige rohkem meeldib. V8 kõrval, see on ikka väike pärnikas. Tegelikult on põhjus ka, miks need autod käima paneme. Esiteks seismine on halb, teiseks siit autode alt on vaja veits muru niita. Ja nüüd nad kõik natuke käivad seal soojaks igaks juhuks ja me tulevad katki äkki. Seismine autodele teeb halba. Peaks kõigiga kiirtee peal käima ka autopaani peal tegema mingisuguse 280 kilomeetrit korra või. Ja nüüd tuleb põhipill. See peaks olema haige. Otse läbi, toru, auspuff, kõik jutud. Ma isegi lähen lähemale selle auto jaoks. See käib või? Mis see on? B160 või? Või B180 või? A180. Full AMG, kõik jutud lägid nagu. Et keegi saaks linnas ökonoomselt ka sõita. See on lihtsalt siia suurte poiste vahel ära eksinud. Kõik need V8 käivad seal. Olen kuulama sümfooniat. Igas autos võiks mingi vend ka olla, siis laseks ka nagu veits revvi. See oleks päris naljakas. Meil oleks 6, 7, 8 venda vaja siia. Nojah, ja ma mõtlesin, et ma ostan mingi ägeda Mersu endale, millega Eesti tulla ja nüüd ma olen siuksed pille näinud. Siis nagu kerge siuke pisardub silma, et ma saan siukse 12 000 auto endale osta seekord. See on siis mingi 120 000, ma arvan. Haige, see on väiksed ekraanid igal pool. Mini-ekraanid. Siin ka. Jõlb värk ikka. Bi-turbo V8 4MATIC.
vormstart. Alguse heli ei teinud, aga kui sa 5 kaasa eest, siis tegi igasugust helist. Väga äge. Me läheme ühte autot tankima nüüd. Ega nüüd siin koha peal käies võtavad ju palju kütsi vist. Oma 8 lindrite ja asjadega. Ja siis nad jäävad see natukeseks käima. Autoäri on ikka naljakas asi. Mina oma 1-2 mingisuguse odava junniga. Siin on miljoni eest autosid juba. Okei, miljoni eest, poole miljonist, rohkem natuke. Käisime nostalgitsemas Vildau A10 autoplatsi peal, kus on tuhandeid autosid ja sadu habibisid. Väga äge oli, väljas oli jälle 30 kraadi kuuma ja ühelgi autol hinda ei olnud ja ehk siis täiesti nagu ühesõnaga tegime samme lihtsalt. Nagu päris autoärikad. Niimoodi, et näo järgi on hinnad ja nad ise ei teagi põhimõtteliselt, mis autod neil on ja siis lihtsalt vaatavad, no see vend küsib, no ei tea, ma ütlen talle mingi, et see Mersu maksab 16 tonni. Ise ilmselt tõestis 12-ga. Zoomin. Et ise ilmselt tõestis 12-ga ja siis lihtsalt, ma ei tea, kuidas see äri töötab seal. Keegi peab nagu kasumit teenima, keegi peab, poolakad lihtsalt järjest ostavad sealt, aga nad ostavad mingid junne. Mina ei viitsi mingid junni osta. Miks? Ma ei taha. Sul on juba? Mul on junne. Kuna mina ikkagi olen nagu autode fänn ja ikkagi teen autoteemalist kanalit, siis nagu täitsa mingisuguse Astraga ei hakka sõitma. Seekord. Alustame seekord õigest kohast. Kuna Michael on nii palju ägedaid Mersusid, siis mul tuli väike Mersu kihk peale, aga tundub, et Saksast Mersut osta on ikkagi väga keeruline. Ja ma siis vaatasin igasuguseid S-klassi Mersusid ja asju. Ma tahaks S-klassi Mersut, ma ei tea miks. Mul on see juba mitu korda nagu olnud hingel, aga ei saa hea hinnaga. S500 näiteks, kõige lihtsam mootor maailmas, V8 lihtsalt vabalt hingav easy'na. Ja nende vanused on ka täpselt sellised, et need hakkab jõudma sinna ikka, et automaks hakkab jõudma 50 eurini. Siis seega võiks olla päris äge teema. Aga me oleme seekord suht rahulikult võtnud ka, et aga nüüd on see hetk, et ei taha nagu viimasel hetkele kätte. Meid ei võistlustele ei läks saada. Me peame reede hommikul siit hiljemalt sõitma, et Michael jõuaks Leetu võistlustele. Puhanuna. Puhanuna. Raske eluke. Samas ma nagu naudin seda, et mul on tegelikult puhkus ja Michael mingi hommikul juba lähme teeme midagi, ma ei saa diivani peal mingi oota. Ma 7 pussisin juba. Mul oli mingid asju vaja natuke teha. Tule! Ma ei viitsi veel. Aga ma ei tea. Saame hakkama. Kindlalt alati saame. Järgmine hetk näitame teile, kui ägeda auto ma ostsin. Võõrstsenaarium, ma võin sulle Volvo V70 pakkuda. Aga ma ise tulen lennukiga siis. Maa sisse. Нет. Tuuri. Du musst mit Schlüssel drücken. Ich mach. Automaat või ma... Ossud!
No nii, me leidsime õige selle Habibi auto ja kellesse käisime S-klassi Mersut vaatamas, millel olid väga ilusad müügipildid ja tegelikult see auto oli põhimõtteliselt maa alla vajunud juba. Ja täiesti aku tühi, visati võtmed kätte, mine vaata, võisid uksigi lahti. See on, see algus oli ehtne näide, kuidas mitte autosalongi pidada või noh, nagu auto müügiplatsi. Mõtle, kui Eestis keegi üritaks niimoodi autost müüa, sul on platsi peal autod, viskad lihtsalt võtmed, mine vaata. Ja... Auto uksi lahti ei saa, sest et sa pead võtme seest eraldi võtme välja võtma ja sellega keerame. Mina ei saanud esimese 3 korraga isegi lahti seda. Ja siis küsid, et startbox ja joo, söör, kolleega. Tavai, tuleb startboxi, panem käima. Okei, täiesti nullis on kuradi see roolivõimu õli puudu. Ragiseb kõik. Sees haiseb mingi imelik ja hull värk. Mingi 6500 € tahtsid ka S-klassi Mersust. Kuigi läbisõit oli, lisad ja läbisõit oli normaalne, aga ta oli nii roiskunud kuidagi. Et ta on seal platsi peal ilmselt juba 2 aastat vedelenud ja kõik, noh, jube. Me ütlesime, et 4 tonni võtame, aga see ütles, et 5 saab anda. Ja siis me ütlesime, et ei. Mis nad üritasid? Sul üritati mingi enda isiklikku autot maha määrima hakata? Ja mul tahtsin üle sinna puhkusele minna, aga no ma sain just isaks kogemata ja nüüd ma ei mahu. Midagi sihukest rääkis. Jaa, lugu veel. Ja siis oli mingi A5 kabriolett, mis oli ka päris okei hinnaga, aga oli ka mingisugune vett sisse lekind ja mingi... Seest oli küpsis. Seest oli küpsis ja läbisõit oli. Võt nii, eks me siis lähme sööma ja mõtleme selle saab ja siis ei tea, noh, kurat lendab Leetu. Midagi ikka leiame. Homme deliverime 36 kraadiga. Täna deliverime. No, täna meil on ka paar plaani veel, vaatame, mis saab. Peab saama. Peab saama. Nüüd on kodu poole peale Poolat. Leetu jõudsin. Tuli kõik ragisime. Sa pead mingi muusika taha panna. See oleks veelgelt kõrgemal minu jaoks. Tervist. Mis me tegime just? Me tegime videot või? See on mingi videovärk või? See on mingi 3. episood juba. Me käisime, arvasime, et me olime nüüd mingis rikkamas rajoonis, et ei olnudki sellised põhihabiibid, kes räägivad seda kuradi kebabi keelt, vaid olid mingid jõukamad vennad ja BMW Michael tingis seal ja möllasime ja El Manuel 645 CI vist on ostetud, või tähendab, lähme ostma kohe, nad läks dokumente otsima asju ja me sellega saame vähemalt sõita siis Leetu driftivõistlustele ja Michael, ma ei tea, kas Michael tahab ise ka mingit autot veel leida või? Tahad või? Ei taha. Ei taha? Miks ei taha? Ei, mul oli tegelikult mingi kliendi tellimus, mis ma mõtlesin, et ma ostan C7 kere peal A6, aga ma leidsin tegelikult oksjonitel parema pakkumise ja ütleme, et need eraisikud minna ja osta neid, ütleme... Nagu täna. Ei, kõik on top suustanud. Ma olen siia autosse 8 tonni investeerinud. No aga see väärtus on ikkagi, see ei anna sellele autole väärtust juurde, kui sa mingid tihendid ära vahed. Ma ütlesin ka, ma olin taga mingi sõbra telefoni või isa või venna või vana, ma ei tea, lõpuks kes nad kõik kokku olid seal igatahes. Familia. Ja siis ma ütlesin talle telefoni, saad aru, mulle meeldib see auto, talle meeldib see auto, sulle meeldib see auto, aga mitte kellelegi teisel rohkem see auto ei meeldi ilmselt. Sest et see manuaalkäigukastiga 21. sajandi lõpus keegi ei sõida enam manuaalkastiga, kõik tahavad lendavaid automaatkastiga. Ma ei tea, miks ta meile meeldib, sest meile meeldib tagavedu ja manuaal või? Ei no, see on nagu retrokaar, vaata, ta on oma aja ikkagi lipukas. Ma kujutan ette tegelikult, kui mõnne sellega sõita. Isegi on. Ja noh, eks me tegime diagnosti ja tegime asju ja märkasime võib-olla oma natuke silmaga mingid
asju, mis võivad lahkuda sealt auto juurest, kui me teeme mõned nupuvajutused. Aga ilmselgelt sa ei ütle seda ju, kes seda müüb, sest et Michaeliga otsisime vigu ja siis surusime nende vigade peale, et nüüd on vaja ikkagi alla anda, et seda on vaja remontida siit ja sealt ja võib-olla ongi, ma ei tea, võib-olla see servo ongi tegelikult katki olnud kogu aeg ja ta lihtsalt tundub, et tal oli akuklemm maas ja mingid asjad olid natuke lolliks läinud, mingid moodulid seal ja nad ei pannud seda akuklemmi korralikult kinni ja siis ta alguses seal jõnksutas, sai voolu ja ei saanud voolu ja siis on mõned vead olid sees, nii et loodame, et kui need ära kustame, siis on kõik mõnna ja aga mootor on remonditud, mingid unikarveid tuleb kaasa. Sidurid, ketid, kõik jutud, 200, mingi 40 000 oli vist läbi siit või 260 ja see on 2004 aasta, see tähendab, et automaks on 50 eurot. Võt nii. Võtta, mis see automaks on, kui on vanem kui 2000? Vanem kui 20 aastas, siis 50 eurot võt. Võt nii, mul väsib käsi ära, eks siis varsti näete seda ilusat luksuspilli. Purnakat ka. Teen purnakat manukaga. No nii, me oleme platsi peal tagasi jõudnud. See BMW vedas meid ilusti välja. Ja kuna meil siin V8-id palju ja cold starti tehtud, siis kuulake seda pilli ka nüüd. How do you like cold start? Was it good? Interview, please. Give us interview. Did you like the cold start? Esimene tankimine. Väikse lollis oli kõik. Mitu palju liitrit paak on? We never give up. Mitu liitrit? Ma arvan 60. Mitu korda tankim peame? Leeduni 3. Ikka 12 sajale. Tegelikult maad veel just jälle. No Poolast sõidame ikka 2 sotiga, mis sest? Ei, teeme öko challenge. Mine pekki. Video lõppes. Video lõpus subtiitrid tulid. Mina kaasa ei tulnud. No, 50 liitrit saab täis. Me läheme ikka kiirust püüdma. Meil ei ole see Dynamic Drive, ütleb, et ei saa kiirust. Täiesti ükskõik. Paua, ma panen Karli külge ja programmeerin välja selle just. Oi, 100 eurot saab täis. Kohe käib. Oota, mis toimub? Mis päev on? Ma ei tea, mis päev, 4 päev või? Lükkame Leedu poole minema. Aitab sellest jamast. Kui see 3 autot ostetud seekord. Ja 2 Saksast, 1 Hollandist. Ja oksjonit kogemata ostsin. Aga sellest ma rääkidki. Millest? Esimese seeria. Esimese seeria ostsin N20 2014 aasta. Uksed on lukus, sellepärast ei lähe kinni. Ma panin puldist lukku. N20 2014 aasta, M-paketiga, musta värvi, 170 000 sõitnud, kõik jutud ilus, siuke automaatkastiga värki-särki. Pildid tulevad praegu siia ja jooksevad. Ja tegelikult tuleb kirjas, et see auto on juba müüdud. Ei tea, jah. No võt, ma kirjame videost hakkama tegema. Ma ei tea, hakkame sõitma. Aitab sellest Saksamaast. Nüüd läheme Leetu. Michael hakkab drifti võitma. Sõitma? Sõitma ja siis võitma. Ja siis jääme veel Leetu, jääme tähistama ja siis jõuame esmaspäeva hommikul tööle. Jube on. Stabikas, Active Stabikas ei tööta. Ja auto on tšekka. Ui, paat. Kaugele ma jõudsin selle 2 sultiga nüüd. 3, 2, 1, go! Michael lõõtab nii ootamatult kogu kaamera välja ja siis ma mingi, et mis nüüd saab? Tell something, where are we? Mis see koha nimi on? Šiljulai. Keegi kõrvalt raudselt kuulis, kuidas üks vend nii valesti jätta selle linna nime. Me lihtsalt täna puhkasime, magasime, kell on mingi 3 ja me kõnnime esimesi samme tänavist. Ei, hommikusöögi lauda ka ikka kõndisime. Hommikusöögi lauda kõndisime ja siis tagasi tuppa ja siis mina jäin magama. Mis me teeme? Me oleme otsime süüa, ootame Vampiro tiimi. Nemad tulevad Eesti poolt.
ja siis ega täna midagi tarka ei olegi, homme hakkavad hommikul vara istlused. Yes. Buss viiakse ära, siis tellin takso järgi neile. Ja siis mis läheb spaasse või? No kui nad kell 8 jõuab, ma arvan, nad on 9 siin, siis nad on nagu I eat, I sleep. Noh, me oleme Eestis tagasi juba mingi mõned nädalad peaaegu. Et Porsche jõudis ka. Väga huvitav summuti lahendus. Porschega... Oho. Osad uksed on lahti. Porschega on päris palju elektrimuresid ja esistange on vaja ära vahetada ja taga sumpsi kohendada. Ja see nii-öelda diffuuser või see on ära põletanud sumpsiga. Ja ma ei teagi nüüd, äkki sellest Porschest peaks eraldi episoodi tegema, kuidas ma seda remondin ja kuidas ta turgu läheb siis. Esistange on küll nagu, ma ei tea, mis sellega tehtud on. Aga muidu on auto viisakas. Läbisõit on ka täitsa mõistlik. 200 on just ette saanud. Et 2011 aasta pill. Aga päris palju elektroonika vigu on. Üks on ABS-i või nii-öelda mingi PSM-moodul. Ja ma just avastasin, et need rehvid, see on 4 vedu ja rehvid pole sama kõrgusegagi. Taga on laiemad. 40 kõrge. Ees on kitsam, ka 40 kõrge. Tegelikult peaks ees olema 45. Ehk siis, et ratast teeks sama palju pöördeid, ma arvan, et see juba ajab lolliks seal asju. Nii et selline see reis oli siis seekord. Pange like ja subscribe ja kirjutage siis, et kas Porschest teeme eraldi remondi sarja. Või noh, võib-olla ühe episoodiga saab hakkama. Davai, tšau!